Käesoleval aastal toimub Kollaküla mälumäng juba 28. korda. Varem ta toimus mõned korrad Loksal, aga kuna seal jäi ruum natuke väikeseks, siis mängijad kolisidki siia. Mina ise olen Kollaküla mälumängu teinud vist nüüd 6-7 aastat, aga ütleme, et traditsioon on palju pikem. Ja idee sai alguse ikka sellest, et inimesed vajavad sellist mõnusat põnevat meelelahutust ja mälumäng tegelikult seda pakub. Sest ma ise hakkasin, esimese mängu tegin mina juba mingi kooli ajal 1992 äkki või. Nii et ma olen siiamaani teinud, aga Kollakülas ma olen vähem teinud. Ma arvan, et Kollaküla mälumäng on üldse Eesti üks populaarsemaid mälumänge ja Kollakülat teatakse, kui ma ütleks isegi natukene sellise Eesti mälumängu pealinnana. Meil sarjas osaleb 48 võistkonda. Sellel hooajal on nii, et täituvus on ligikaudu 99,9%, et keegi ei jäta oma mänge vahele. Aga igas mängus on meil 48 võistkonda, rohkem lihtsalt ei mahu. Ka eelmistel aastatel, sellel aastatel on tahtnud tulla uued võistkonnad, aga me ütleme, et vabandust, et ruum on täis, et siia ei mahu. Ja on ka inimesi, kes helistavad, et kas me saame tulla oma laua ja toolidega, et me tahame nii väga tulla. Aga see on võimas elamus, et ligi 200 mälumängurit koos, et see annab väga positiivset energiat. Eks neid põnevaid ja huvitavaid hetki tuleb praktiliselt igas mängus ette ja sellepärast see mälumäng ongi nagu põnev, et see on nagu natukene selline etteaimamatu. Tihtilugu on nii, et meil on sarjas 6 mängu ja mängu võitjad üldse ei kordu, et iga mäng võidab keegi erinev. Aga kui selliseid naljakamaid, põnevamaid hetki, mida meenutada, midagi sellist, et olen ise küsimuste koostamisel natukene valesti teinud ja küsimusse vastusega ära kirjutanud. Aga ikka leidub mõni võistkond, kes ei loe sealt vastust välja ja vastab teistmoodi. Aga see ongi kõik, nagu teeb selle mängu nagu põnevaks ja nauditavaks. Ühe korraliku mängu ettevalmistus võtab ikka nädalaid, kui mitte kuid. Küsimused teen ma kõik ise ja ütleme, et neid ma valmistan aasta ringselt ja siis vastavalt igale mängule ma neid ka nagu koostan või panen mängu. Jälgin muidugi seda, et oleks päevakohaseid küsimusi, et oleks väga erinevaid küsimusi, alates geograafiast, lõpetades spordi ja muusikaga. Aga meeskond, kellega me teeme, meil on ikka selline 5-6 inimest. Ja tööjaotus on meil väga selge, et kes parandab vastuseid, kes viib küsimusi lauale, kes toob, et selles mõttes me oleme nagu hästi sisse töötanud tiim. Ma arvan, et paljud inimesed kardavad mälumängu, et nad teinekord vaatavad neid telekast mälumänge, et küsimused on rasked ja siis mõtlevad, et mis mina ikka tean. Aga kõige parem reklaam mälumängule on see, et inimene tuleb korra ja osaleb ja ma arvan, et enamus ka uusi võistkondi on tulnud sellest, et keegi on asendusliikmena kaasa võetud, siis talle on see meeldima hakanud ja siis ta järgmine kord tuleb juba oma võistkonnaga. Aga kui ma mänge teen, eks ma teen natuke selliseid raskemaid, natuke kergemaid küsimusi, nii et igal ühel oleks midagi. Et kõik, kes siit ära lähevad, kõik lähevad selle teadmisega, et võt sellele küsimusele teadsin mina vastust, sellele teadsin mina vastust. Mälumäng ei olegi see mitte ainult selline võistlus. Et see on selline mõnus kooskäimise koht, et siin meil on ka mitmeid võistkondi, kes ütleme, et saavadki võib-olla selles seltskonnas 6 korda aastas kokku ja ütlevadki, et ma tulen selle pärast mälumängule, et näha oma klassiõde või klassivenda ja see 2 tundi koos aega veeta. Vana ja vägev traditsioon ongi Kollaküla mälumängud. Praegu siis meil lõpeb 28. hooaeg. Nüüd juba nii populaarne, et seal on puupüsti rahvast täis. 48 võistkonda, nii et peaaegu 200 inimest. Vahva tava, mille järgi Kollaküla hästi palju teatakse, et siin ju Kollakülast inimesi mängimas on mõned. Et ikkagi on ju meie ümberkaudsed külad Kuusalu vallast, aga kaugemalt, et Tallinnast käiakse ekstra selle pärast kohal ja Kundani välja teiselt poolt, nii et on kindlasti selline meie mainele ka oluline sündmus.